Tere õhtust! Kell on saanud 17.30, on õige aeg alustada tänase infotunniga. Minu nimi on Lea Hutt ja ma olen Tallinna kaasava eelarve projektijuht. Kõigepealt kohe küsin, kas te näete minu jagatud akent? Loodan, et te näete. Täna räägime siis Tallinna kaasava eelarve koosloodud linn ideekorjest. Ja kõigepealt ma tahan teile näidata ühe vahva video. Igal aastal annab Tallinn lausa 1 miljon eurot just meie ideede jaoks. Tänu meile, tallinlastele, on linnas valmis üle 20 uue objekti. Minimets, seiklusrajad ja isegi saunad. Päriselt, sinu idee võib olla järgmine võitja. Tule ja löö kaasa. Tallinn on koos loodud linn. Esita idee ja muuda linna. Nii, nagu kuulsite, siis Tallinn on koos loodud linn ja see on Tallinna kaasava eelarve uus nimi, sest käesoleval aastal me alustame uue ajakava alusel, uue nimega ja ka kogu protsessi on tegelikult tehtud päris mitmed muudatused. Täna räägime küll põhiliselt ideekorjest, aga veebilehelt koosloodudlinn.tallinn.ee saab infot jooksvalt kõigi kaasava eelarve etappide kohta. Et võib-olla olete juba märganud linnaruumis, sotsiaalmeedias neid ilusaid kollaseid kujundusi, mis kutsuvad teid üles oma ideid linnaruumi arendamiseks pakkuma. Ja see on siis sellepärast, et ideekorje on käimas, algas see 25. märtsil ja lõpeb 14. aprillil, täpselt südaöösel. Ja edasisest ajakavast ka veel natukene. Peale seda, kui ideekorje on lõppenud, siis algab ideede hindamine ja see kestab 15. aprillist 19. maini. Pärast seda toimuvad avalikud arutelud. Igas linnaosas toimub üks arutelu, kus siis just selle linnaosaga seotud ideid tutvustatakse ja saab nende üle arutleda. Kui avalikud arutelud on lõppenud, siis teeb komisjon viimased otsused ja otsustab, millised ideed pääsevad hääletusele. Kogu suve jooksul on võimalik ideedega tutvuda nii veebilehel kui loodetavasti ka linnaruumis ja mõnes avalikus asutuses. Ning siis, kui sügis on käes, on aeg hääletuseks ja hääletus kestab 2. septembrist 22. septembrini. Ning kohe peale seda järgmisel päeval tulemused ka kinnitatakse ja kuulutatakse välja ning ongi teada, millises linnaosas milline idee võiduideeks osutus. Aga nüüd ideekorje juurde, kes, kus ja kuidas siis ideid esitada saab. Ideid võib esitada igaüks. Ei ole mingisuguseid piiranguid vanusele ega ka elukohale. Nii et kes aga vähegi tunneb, et tahab, saab, oskab ja jaksab idee esitada, siis ta võib seda teha. Ei ole ka piiratud see, et võiks esitada ainult oma elukoha järgsesse linnaossa, et võite esitada idee just sinna, kuhu soovite. Et küll on siin väikene erinevus hääletamise ajal, et hääletada saab ainult oma linnaosas, aga ideid esitada saab igale poole. Kõige tähtsam dokument, mis reguleerib, kuidas üldse koosloodud linnprotsess välja näeb, on volikogu määrus. Panin siia esitlusse selle lingi ja selle lingi leiab ka koosloodud linna kodulehe pealt, kellel on huvi selle määrusega täpsemalt tutvuda. Et täna räägime natukene lihtsamalt lahti, mida see ütleb ideekorje kohta. Lisaks olen koostanud juhendi, kuidas täpselt võiks idee
esitamine välja näha, millele tähelepanu pöörata ning millised tingimused on kaasava eelarve ideedele. Ja kui sellist pikka juhendit lugeda pole mahti, siis tegelikult on lühikesed selgitused ka ideekorje vormil olemas. Et saab siis aimu, mida täpselt küsitakse ja mida kirjutama peab. Kus saab ideid esitada? Neid saab esitada elektrooniliselt ja saab seda teha veebilehel koosloodudlinn.tallinn.ee. Et ka paberil esitamine on siiski võimalik, kui mingil tingimusel ei ole võimalik inimesel elektrooniliselt oma ideed esitada, siis tuleb tal minna linnaosavalitsusse, oma elukohajärgsesse linnaosavalitsusse või siis Vabaduse väljakul asuvasse linnavalitsuse teenindusbüroosse. Et seal on olemas paberil vormid, ankeedid, mida saab siis täita ja teenindajale sinna jätta ja need toimetatakse ilusti meieni. Ja ideid saab esitada 3 keeles, eesti, vene ja inglise keeles, et kõigis nendes 3 keeles on siis ka ideekorje vorm kenasti kättesaadav. Ja ennem juba mainisin, et ideekorje lõpeb 14. aprillil kell 23:59 läheb vorm kinni ja peale seda siis enam ideed esitada ei saa. Ja tegin sellise pisikese video ka selle kohta, et kuidas siis üldse ideekorje vormini jõuda, milline see välja näeb ja kuidas seda täita. Idee esitamiseks tuleb minna veebilehele Koos loodud linn. Trükkige see fraas oma otsinguribale arvutis ja leiate õige veebilehe üsna lihtsasti. Tegemist on Tallinna linna veebilehega. Koos loodud linn. Klikkime siia peale ja jõuamegi õigele lehele. Ideed saab esitama hakata klikkides kas üleval menüüribas ideekorje peale või natukene allpool on ka sektsioon hetkel oluline, ka siin on õige link olemas. Jõuame vahelehele, kus saab oma ideed esitada, kuid siin vahelehel on ka pisut informatsiooni selle kohta, et mida oma idee koostamisel ja viimistlemisel tähele panna. Siin on antud sellised lühikesed küsimused ja vastused neile ja kui te olete need küsimused ja vastused läbi lugenud, siis need aitavad teil paremini oma idee ära kirjeldada ja teil on lihtsam seda veebivormile sisestada. Ning kui teil on huvi tutvuda põhjalikuma juhendiga, siis siin on olemas ka ideekorje juhend, mis avaneb siia lingile klikates ja see on juba põhjalikum dokument, kus on täpselt kõik kirjas, mida idee esitamisel peab tähele panema. Ning samal leheküljel näete ka linki Tallinna linna kaasava eelarve rakendamise korrale. Tegemist on volikogu määrusega, mis on kaasava eelarve rakendamise aluseks, et ka sellega saate lihtsasti tutvuda, klikates siin oleval lingil. Kui olete juhendmaterjalidega tutvunud, siis saabki minna oma ideed esitama ja selleks tuleb klikata lingil esita oma idee siin. Avaneb ideekorje vorm ja seda saab täita 3 keeles. Eesti, vene ja inglise keeles ülevalt paremast nurgast saate rippmenüüst õige keele valida. Ning natukene allapoole kerides näete nuppu Alusta kohe, mis viibki teid vormile. Kõik ideekorje vormi väljad, mis on tärniga tähistatud, tuleb täita. Eriti oluline on, et te täidaksite õigete ja korrektsete andmetega oma kontaktandmed, oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja kontakttelefoni numbri. E-posti aadressil saadame teile tagasisidet teie idee kohta ja muud vajalikku infot. Telefoni teel võtame ühendust ainult kiireloomulistes küsimustes. Siis valige oma elukohajärgne linnaosa, seda saab samuti lihtsasti rippmenüüst teha. Ja saamegi liikuda edasi idee kirjeldamise juurde. Kõigepealt tuleb panna ideele pealkiri ja see peaks siis lühidalt kirjeldama idee sisu.
Edasi tuleb panna kirja idee võimalik asukoht, tulevane asukoht. Pange see kirja nii täpselt, kui teate konkreetset aadressi, lisage aadress, võite panna siia lingi mõnele veebikaardile või võite ka kirjeldada piirkonda, kus teie arust see idee võiks tulevikus asuda. Edasi tuleb valida valdkond, kuhu alla esitatav idee kõige rohkem sobib. Saate seda siin täpploendis lihtsasti teha, valida saab ainult ühe valiku. Ning siis saab hakata idee sisu kirjeldama. Siia lahtrisse soovitan kirjutada nii palju infot, kui te vähegi saate. Et kirjutage välja, mida te soovite, kuhu kohta te soovite, miks see idee on oluline teie jaoks, teie kogukonna jaoks või linna jaoks üldse, et miks oleks vaja see avaliku raha eest ellu viia, millist probleemi see lahendab või mida ta teeb teie jaoks linnaruumis paremaks. Kõik see info pange siia kirja ja kui oskate, kirjeldage ka materjale, värve või muud olulist, mida te oma vaimusilmas selle idee puhul näete. Mida rohkem infot meil on, seda lihtsam on võidu korral seda ideed kavandada ja hakata ellu viima. Ja kui sõnadest jääb väheks, siis on võimalik siia lisada ka link lisamaterjalidele, nii et saate siis panna oma lisamaterjalid kuhugi pilve, näiteks Google Drive'i ja jagada meiega siis linki. Oluline, et sellel lingil ei oleks siis aja või ligipääsu piirangud, et me saaksime kenasti need lisamaterjalid ka kätte. Ja siis küsime, kust saite infot ideekorje kohta. Samuti täpploendis saate kiiresti valida selle kanali, kust te info saite. Ja palun kõigil ka tutvuda andmete töötlemise tingimuse ja andmekaitse tingimustega. Et siin on link selleks olemas, klikake siia ja saate teada, kuidas Tallinn teie andmeid kogub, töötleb ja hoiab. Ja kõige viimane küsimus, kas oled huvitatud avalikul arutelul osalemisest? Siin see veel midagi teie jaoks kohustuslikuks ei muuda, ükskõik kumma vastuse te valite. Te võite tulla ja oma ideed ise esitleda, te ei pea seda tegema. Küsime seda lihtsalt selleks, et meil oleks pärast lihtsam neid avalikke arutelusid planeerida. Ja kui kõik see on tehtud, siis vajutage nuppu esita ja teie idee ongi meile saadetud. Teile ei tule kohe automaatselt meili peale vastust, et teie idee on esitatud. Me saadame selle kinnituse siis, kui ideekorje on lõppenud kõigile ideede autoritele ühe korraga. Nii, rääkisime ära, kuidas käib ideekorje vormi täitmine veebis. Samasuguste lahtritega vorm on siis olemas ka paberil ja nagu ütlesin, täita saab seda linnaosavalitsustes või siis linnavalitsuse teenindusbüroos Vabaduse väljak 7. Et võib-olla veebis vormi täitmise kohta on selline väike soovitus, et kui tekst on pikk, mida sinna idee kirjelduse lahtrisse soovite kirjutada või juba teate, et see tekst saab olema pikk, et siis võiks selle enne mõnes tekstiredaktoris valmis kirjutada, näiteks Wordis valmis kirjutada ja siis pärast sinna ideekorje vormile kleepida, sest kunagi ei tea, kui juhtub kas näiteks elektrikatkestus või midagi ja kahjuks see vorm ei võimalda sinna tagasi pöördumist sellesse kohta, kus teil pooleli jäi, et siis tuleb hakata kogu ideed uuesti otsast peale sisestama. Nii et seetõttu soovitan võib-olla eelnevalt teksti valmis kirjutada ja siis sinna kleepida. Aga ideedel on muidugi ka nõuded. Ja kõigepealt, millised on siis need baasnõuded, millele kõik ideed peavad vastama? Et esiteks peab tegemist olema investeeringuobjektiga. See tähendab seda, et see peab olema mingisugune püsiv objekt linnaruumis ja tegemist ei saa olla näiteks ürituse või mõne ajutise lahendusega nagu suvetänav või mingi muu selline lahendus. Et see peab olema objekt, mis tekib linnaruumi ja jääb sinna, on see siis spordiväljak või mänguväljak, mida võib-olla kõige lihtsam näiteks tuua. Teiseks peab sellele objektile olema avalik juurdepääs ja igaüks
peab saama seda soovi korral kasutada, ehk et ei sobi sellised asukohad, mis on kinniste väravate taga või eramaal. Et eramaale objekti rajamine siiski on võimalik. Mõnedel puhkudel on see ka õigustatud, siis tuleb lihtsalt eramaa omanikul esitada ka kinnitus, et ta on nõus sõlmima avaliku kasutuse kohta lepingu ja et sellele objektile juurdepääsu ka tulevikus siis ei piirata. Lisaks peab olema see pakutav idee kooskõlas heade kommetega ja Eestis kehtivate õigusaktidega. Nii et igasugused vulgaarsused või muidu sobimatud asjad kindlasti sõelast läbi ei pääse ja need ka edasi sisulisele hindamisele ei lähe. Veel peab see objekt linnaruumi väärindama. Mida tähendab linnaruumi väärindama? See tähendab seda, et see objekt peab kuidagi selle linnaruumi tegema meie linlaste jaoks paremaks, mugavamaks, ligipääsetavamaks või ilusamaks. Et kõik sellised ettepanekud, mis aitavad meil linna paremaks kohaks muuta, on väga teretulnud. Ja lisaks peab siis ka see idee toetama Tallinna linna arengu eesmärke. Nende arengu eesmärkidega saab tutvuda Tallinna arengustrateegia leheküljel, panin siia esitluse juurde ka lingi, et pärast selle esitluse panen koosloodud linn kodulehele ülesse, nii et saate kõikidele nendele linkidele ka ligipääsu. Samuti selle tänase õhtuse koosoleku ma salvestan ja ka seda salvestust saab soovi korral üle vaadata. Ja võib-olla siis arengu eesmärkide kohta tooksin ühe näite, et kui näiteks keegi arvab, et võiks ühe roheala ära betoneerida ja sinna peale midagi teha, siis see on näiteks asi, mis kindlasti ei toeta arengu eesmärke rohealade vähendamine, nii et lihtsalt teile siis ka teadmiseks selline nüanss. Nii. Ja lisaks muidugi peab see objekt ikkagi mahtuma mingisuguse piirsumma sisse ja selleks on Tallinn siis kokku eraldanud käesolevaks aastaks 1 000 000 eurot ja see jaguneb linnaosade vahel niimoodi, et 750 000 jaguneb võrdselt linnaosade vahel ja ülejäänud 250 000 jaguneb proportsionaalselt siis vastavalt linnaosa elanike arvule. Et linnaosa elanike arvu kontrollime 1. jaanuari seisuga käesoleval aastal ja siis selle järgi on need summad arvutatud. Et siin siis näete, et kõige suurem linnaosa on Lasnamäe, kus ka siis see summa on selle võrra suurem. Ja väiksematel linnaosadel siis pisut väiksemad, aga enam-vähem sellise 105, 120, 130 000 vahele need summad jäävad. Idee esitaja ei pea teadma, kui palju tema objekt maksma läheb või võiks maksma minna. See on lihtsalt selline indikatiivne summa, mille piires siis võiks mõelda, et kui vaadata nendele numbritele otsa, siis ilmselt on arusaadav, et tervet staadionit valmis ei ehita, aga väikese jõulinnaku ehitab küll, et see on selliseks siis nii-öelda piiriks ette, et ideed ei läheks väga lennukaks. Et oluline on ka siis see, et selle summa piires saaks ikkagi terviklik objekt valmis, et me ei saa kahjuks lubada seda, et teeme mingisugusest objektist või ideest ühe osa valmis, aga seda veel kasutada ei saa ja siis tuleb leida lisaraha, et lõpuks oleks siis terviklik objekt linnas, nii et peab valmima terviklik ja kohe kasutusse võttav objekt selle summa eest. Väga põhjendatud juhtudel saavad siis linnaosad ise vajadusel kas leida lisavahendeid või eraldab linn lisavahendeid, kuid eelistatud variant on siis see, et jääme nende piirsummade sisse. Aga nagu öeldud, selle peale ei pea nii väga mõtlema ideed esitades. Seda, kas see idee mahub piirsumma sisse või ei mahu, hindabki ekspertidest koosnev komisjon, kellel on selleks vastav pädevus olemas. Ja mida veel idee juures vaadatakse? Kõigepealt seda, et kas idee on üldse esitatud nõuetele vastavalt. Nimelt on meil nüüd natukene karmim kord selles osas, kuidas ideekorje vormi täidetakse.
ja kõik nõutud lahtrid tuleb täita, nagu ma ka juba enne ütlesin, ja tuleb täita korrektsete andmetega. See tähendab, et teie nimi, telefoninumber ja e-posti aadress peavad olema õiged, et me saaksime teid vajadusel teiega kontakti võtta ja kõikide ideede juurde, mis hääletusele suunatakse, me ka paneme inimese nime juurde, kes selle idee esitas. Nii et on väga oluline, et meil ei oleks seal ainult eesnimi või päris valed nimed, mida ei eksisteerigi. Et komisjonil on õigus jätta kõrvale sellised ideed, kus ei ole need nõutud väljad korrektselt täidetud või kus ei ole piisavalt infot selle idee hindamiseks. Et kui on üks lause ainult kirjutatud, et palun mänguväljakut, siis on väga keeruline aru saada, et mida täpselt taheti, kuhu taheti ja millises vormis taheti. Et see ei ole korrektselt esitatud idee, et väga-väga soovitan seetõttu oma idee natukene rohkem lahti kirjutada, et oleks võimalik ka sisuliselt hinnata, kas seda saab ellu viia või ei saa. Siis vaatab komisjon veel seda, kas äkki sarnane asi on juba linnas kavandamisel, ehk et kui pakutakse mingisugune objekt, siis me veendume, et ega juba äkki ei ole linnasse töösse võetud ja tegemisel, et selliseid asju on eelnevatel aastatel juhtunud, et siis ka anname idee autorile teada ja lepitakse siis kokku, kuidas siis saab idee autor panustada. Edasi maksumus, sellest juba korraks ka rääkisin, et komisjon siis vaatab sellele maksumusele tõsisemalt otsa, et kas see piirsumma on reaalne, kas on reaalne see objekt ellu viia sellise raha eest. Ja kui see ikkagi ei ole ja on näha, et idee elluviimine läheks oluliselt kallimaks, siis jääb ka kahjuks idee kõrvale. Veel vaadatakse edaspidiseid hoolduskulusid. See tähendab siis seda, et kui palju läheb linnale edaspidi maksma selle objekti korras hoidmine ja haldamine. Et on selge, et iga objektiga kaasnevad mingisugused hoolduskulud, aga kui need on ebamõistlikult suured, et siis kahjuks ei saa me sellist koormust linna rahakotile võtta. Et see võib olla tingitud mõnest väga keerulisest või kallist materjalist, mida peab väga spetsiifiliselt hooldama, mõni mehaanika, mis tahab väga keerukat ja kallist hooldust, või siis ka näiteks olukord, kus objekt on selline, mis vajab ööpäevaringset valvet või lausa eraldi inimese palkamist, et siis see on juba selline ebaproportsionaalselt suur kulu, mis võib teie idee kõrvale jätta. Ja veel vaadatakse siis teostatavust, seda, kas see idee on elluviidav 2 aasta jooksul või mitte. Ja ka seda, kas on sellele asukohale, kuhu idee on pakutud, üldse võimalik seda ideed ellu viia või siis näiteks leida alternatiivne asukoht. Et on tulnud ette erinevaid probleeme sellega, et ei olegi ideele sobivat asukohta idee esitaja ja linnaosa ja eksperdikomisjoni koostöös leitud. Ja lisaks ei tohi siis olla idee tagamõtteks ärilise kasu saamine, et mingisuguste kindlate kaubamärkide pakkumine või ainumaaletoojate poolt esitatud oma siis nii-öelda toodete soovitamine, et sellised asjad ei ole lubatud. Oma ideid võib esitada mitu tükki, aga ei ole lubatud ka see, et täpselt sama sisuga ideid esitatakse mitmesse linnaossa või lausa kõigisse linnaossa. Et kui on ikkagi hea mõte, siis see peab olema seotud konkreetse linnaosaga, kuhu see idee esitatakse. Ja teise linnaosaga võib olla seotud juba natukene teistsugune idee, see on lubatud. Ja mis siis teie ideest edasi saab, kui komisjon on need kätte saanud ja hakkab nii-öelda sõeluma? Et kõigepealt, nagu ma ütlesin enne ka, siis me saadame kinnituskirja selle kohta, et teie idee on meieni jõudnud. Loodan, et kõik, kes oma idee on esitanud, et ei ole ühtegi tehnilist probleemi esinenud ja need ilusti meieni on jõudnud ja te selle kinnituskirja kindlasti saate. Siis vaadatakse linnaosade kaupa kõigile ideedele otsa juba täpsemalt
ning edasi lisandub ka ekspertidest koosnev komisjon, kes siis kõiki neid eelpool nimetatud kriteeriume hindab iga idee puhul. Pärast seda, kui komisjon on oma esialgsed otsused teinud, siis toimuvad igas linnaosas avalikud arutelud, kus kohalikul kogukonnal, idee autoril endal, linnaosa esindajatel on veel võimalik ideid näiteks kas täpsustada, esitada parandusettepanekuid, võib-olla sarnaste ideede puhul nende liitmiseks ettepanekuid. Ja neid toimub 8 tükki avalikke arutelusid igas linnaosas. Ja kui need on ka lõppenud, siis teeb komisjon lõpliku otsuse selle kohta, millised ideed edasi pääsevad ja annab siis idee autoritele sellest ja avalikkusele ka teada. Et kõikide idee autoritele saadetakse siis teade ja ka põhjalik tagasiside, miks nende idee kas siis pääses edasi või ei pääsenud edasi. Ja kõik need tulemused avaldame ka koosloodudlinn.tallinn.ee veebilehel. Ja nagu siis öeldud, need sõelale jäänud välja valitud ideed lähevad hääletusele, mis toimub septembris. Aga nüüd räägime natukene sellest ka, et milline on üldse hea idee, mida võiks esitada. Et täna olen juba paar korda rõhutanud, et see idee võiks olla põhjalikult kirjeldatud ja ma ühe korra ikkagi rõhutan seda siin veel, et meie jaoks on väga oluline teada, et miks just sellesse asukohta oleks sellist objekti vaja, nagu te välja pakute, kellele see kasu toob. Kas see lahendab mingit probleemi, kas näiteks selles linnaosas polegi varem sellist asja olnud, võib-olla Tallinnas üldse sellist asja olnud ja oleks väga vaja või olete kuskil näinud mingisugust vahvat ideed näiteks mõnes teises Eesti linnas ja tunnete, et see võiks ka Tallinnas olla, siis kindlasti põhjendage, et kes hakkavad seda kasutama ja kõik sellised asjad, mida te oskate oma idee kohta niimoodi põhjendusteks ja täpsustusteks tuua, kõik on väga-väga oluline info meie jaoks, et kui te juba oskate vaimusilmas ette näha, et millist materjali te näeksite, et millisest materjalist see objekt võiks olla valmistatud või millistes värvides või on sellel asjal, mida te soovite pakkuda, mingi kindel stiil, näiteks mänguväljak, et mitte lihtsalt mänguväljak, aga ta võiks olla mereröövli stiilis, et siis kõik sellised detailid kindlasti pange kirja, siis on palju lihtsam hakata seda objekti nii-öelda täpsemalt kavandama juhul, kui ta võidab ja tuleb ellu viia, et seda rutem saame nende töödega edasi minna. Ja siis võiks ka olla see idee terviklikult läbi mõeldud, et kui te mingisse asukohta oma ideed või ettepanekud pakute, et siis vaadake sellele asukohale ja oma mõttele ka natukene täpsemalt otsa, et kas ikkagi kõik klapib niimoodi kokku, kuidas on see kasutamine, kas selles piirkonnas üldse näiteks elab lapsi, kui tegemist on mingisuguse mänguväljakuga ja nii edasi, et kõikide selliste nüansside peale võiks ka mõelda. Ja mis võib-olla isegi olulisem veel on see, et me väga ootame ideid, mis oleksid kuidagi eristuvad, põnevad või uuenduslikud. Et need ei oleks sellised asjad, mida linn igapäevatööna nagunii teeb. Et varasematel aastatel näiteks on palutud paigaldada pinke või prügikaste, et see on tegelikult selline soov, millega võib lihtsalt oma linnaosa poole pöörduda, kui tunnete sellist vajadust, et kaasav eelarve või koosloodud linn nüüd uue nimega võiks olla see platvorm, millega saab linna midagi tõesti vahvat, mingisuguse ekstra toreduse, mida sinna muidu kunagi ei tekiks. Ja kõik sellised asjad, mis linnaruumis viibimise mõnusamaks ja ilusamaks muudavad, on väga-väga oodatud. Ja kui endal võib-olla mingisugust väga head ideed ei tule või on selline väike idee jupikene, siis alati on kasuks sellest see, kui guugeldada või kasutada nüüd ka väga populaarseks muutunud tehisintellekti abi, et ise proovisin ja ta kirjutab tegelikult, ChatGPT kirjutab tegelikult väga ilusa idee või ettepaneku kirjelduse valmis, et tuleb talle ainult ette öelda, kui palju ja mida ta kirjutama peab ja mis selle idee sisu on. Ja ma tõin siin lõpuga mõned
mis minu arust on nagu väga head näited varasematest aastatest, näiteks Haabersti kogukonnasaun ja talisupluskoht. Et selle idee puhul tegelikult on tegemist siis mitme inimese ühendatud ideega, et taheti talisupluskohta ja taheti mitmel puhul sauna ja valmiski selline tore kompleks, mis on aktiivses kasutuses ja saun on kindlasti selline asi, mida järve äärde linn niisama ehitama ei oleks hakanud, aga aktiivsete inimeste soovil ja hästi esitatud idee tulemusel see sinna on kerkinud ja tõesti väga, väga vahva koht ja väärt külastamist. Ja tegin ka näite ühest sellisest fiktiivsest ideest, et sellist ei ole kunagi esitatud, see on väljamõeldis, aga et milline siis võiks see idee kirjeldus olla. Et kui ma ütlesin, et see peaks olema põhjalik, siis see ei tähenda, et te peate kirjutama 4 või 5 lehekülge teksti. Aga oluline on siis, et te märgiksite ära asukoha, kuhu te seda ideed või ettepanekut soovite, kui te ei tea täpselt aadressi, teate ainult võib-olla asumit või piirkonda, kus see võiks olla, et siis nii kirjutage, aga kui on teada ikkagi konkreetne koht, millel on konkreetne aadress, siis see on kõige parem versioon. Aga võib ka alati lisada näiteks lingi mõnele veebikaardile või nagu ma siin olen toonud välja, et Google'i kaardi pealt saab ka võtta need koordinaadid, et kus võiks see objekt täpselt asuda. Et mõnikord on tegemist selliste suuremate jõeäärsete aladega näiteks, kus ei ole aadress nii täpne, et siis saab siis märkida kaardirakenduses selle koha ära ja niimoodi meile teada anda, et kuhu see idee mõeldud on. Ja siis on see fiktiivne idee autor kirjeldanud, mida ta tahab saada, kuhu ta tahab saada ja miks ta tahab saada ja kellele see idee mõeldud on. Ja juurde on ta siis ka lisanud mõned lingid, et millist lahendust ta täpselt mõelnud on, et siin konkreetsel puhul siis see fiktiivne idee autor soovis looduspõhist lahendust mänguväljakule, guugeldas ja otsis ja tõesti on väga palju vahvaid pilte tulemas Google'ist selle vastega ja pani selle lingi siia juurde, nii et idee hindajatel on kohe aru saada ka, et kas palju lihtsam aru saada, et kas see idee on siis ka elluviidav selle summa eest, millest enne ka juttu oli. Ja samamoodi on ta siis toonud siia näited sellest, et milliseid selliseid õuemängu elemente võiks sinna alale veel lisada. Et võt kõik sellised infod, lingid, pildid, viited on väga-väga kasulikud, et see annab palju parema pildi sellest, mida te soovite ja on ka väiksem võimalus, et kui juhul teie idee võidab ja ellu viiakse, et see siis teie ootustele ei vasta. Vaid ikkagi ainult nii me saame teada, mida te soovite, kui te selle kõik ilusti ka kirja panete. Ja natukene inspiratsiooni ja abi saab otsida, nagu ma juba mainisin, internetist, et näiteks on koosloodudlinn.tallinn.ee lehel selline sektsioon menüüs nagu kokkuvõtted ja seal on kõigi 4 varasema aasta kokkuvõtted tehtud ja seal saab tegelikult alla laadida hindamiskomisjoni protokollid ja seal on kõikide ideede pealkirjad näha, nii et see võib teile anda mingisuguse väga hea idee, mida te võib-olla oma linna osas ka tahaksite näha, et see, et need ideed näiteks ka kõrvale on jäänud, ei tähenda ju seda, et nad on halvad ideed olnud, lihtsalt üks saab võita enamasti ja teised seetõttu jäävad teostamata, aga ideid on seal väga vahvaid ja väga häid, nii et neid protokolle tasub sirvida, kui endal head mõtet ei tule. Siis võib veel vaadata, mida on teistes Eesti omavalitsustes või mujal maailmas tehtud ja näiteks ise kiiresti guugeldasin, et tuleb Tartu välja, tuleb Pärnu välja, tuleb Elva Eesti omavalitsustest, et saab vaadata, mida seal on tehtud ja päris tihti leiab sealt omavalitsuste lehekülgedelt ka selle objekti maksumuse, mis lõpuks ellu on viidud, nii et see on ka selliseks väikseks näpunäiteks. Aga ka teisi siis
lähilinnasid või maailmalinnasid võib guugeldada ja saate kindlasti päris vahvaid ideid, mida võiks meil ka Tallinnas teha. Mida olen tähele pannud, et väga palju aitavad igasugused isiklikud reisimuljed. Et kui olete kuskil ringi liikunud ja ise midagi vahvat näinud või üles pildistanud, et siis ka see võib olla hea inspiratsiooniallikas, et vot ma tahaksin oma kodukohta ka sellist asja. Ja muidugi televisioonis võib märgata erinevates saadetes või sarjades selliseid vahvaid objekte, mida Tallinnaski võiks teha. Ja lihtsalt guugeldades ma panin siia ka inglisekeelse vaste, millega tuleb ka Google'ist väga palju põnevat materjali teile abiks. Enne oli korraks juttu ka sellest, et see idee või ettepanek, mida siis te pakute, võiks asuda avalikult kasutataval maa-alal ja olla kõigile ligipääsetav. Et väga lihtne on kontrollida seda, kas tegemist on eramaaga või munitsipaalmaaga Maa- ja Ruumiameti kaardirakenduses, et klõpsate selle sama lingi lahti, otsite aadressi järgi koha ülesse ja kui katastrikaart on sisse lülitatud, siis sealt pealt ongi kohe näha, et kas tegemist on eramaaga või munitsipaalmaaga. Ja ühe lingi panin siia lõppu veel ideid linnaruumi rikastamiseks. See on tegelikult inglise keeles mul lihtsalt ka guugeldatud ja seal on valik väga toredaid pilte, mida siis mujal maailmas on linnades tehtud ja mis võivad teile ka olla selliseks inspiratsiooniallikaks või abiks oma idee kirjeldamisel või siis visualiseerimisel või saate sealt mõne hea foto, mida oma ideega kaasa panna. Et kui te soovite, et me teie fotosid, mida te ideega kaasa panete, kasutaksime pärast ka ideede tutvustamise ajal, siis on kindlasti oluline, et lisaksite juurde, kust on see foto pärit, et kui te olete ise selle autor, siis pange oma nimi, kui on keegi teine teie tuttav autor, pange see autori nimi sinna juurde ja kui on internetist leitud, siis oleks hea, kui te lisate selle veebiaadressi sinna juurde, sest kõiki fotosid kahjuks me oma Tallinna linna veebilehel kasutada ei või, kui me ei tea nende autori kaitsetingimuste kohta. Nii et see info oleks siis ka väga oluline. Aga kui te tahate neid täidata lihtsalt meile visuaali mõttes, et millist asja te täpselt mõtlesite ja milline see teie nägemus on, et siis ei ole seda vaja teha, et kui neid kuskil me pärast ei pea avaldama, siis võib meile neid lihtsalt lisada sinna idee juurde. Nii, ma arvan, et ma olen nüüd rääkinud suure osa olulisest infost ära, aga kui teil on küsimusi, siis küsige julgesti. Tervist, kas ma olen kuuldel? Tere, väga ilusti on kuulda. Ja aitäh väga toreda ettekande eest. Et minu küsimus puudutab eelarvet. Ehk siis, et kui linnaosale mõeldud summa, no näiteks oletame, et on 100 000 eurot ja see projekt nagu hinnanguliselt või eeldatavasti on 100 000 euro eest ellu viidav avalikul alal. Siis küsimus on selles, et kui avalikul alal mingeid töid teha või midagi projekteerida, selleks on vaja ju projekte ja ka näiteks võib-olla mingitel juhtudel seal võib-olla mingite kommunikatsioonidega liitumist ja kõike seda, et eelkõige muidugi puudutab küsimus projekte, et kas nüüd see summa, mis Tallinna linnal kulub selle projekti tegemiseks, kas see on ka siis finantseeritud sellest kaasava või hooliva linna koosloodud linna eelarvelistest vahenditest või see finantseeritakse kuskilt mujalt? Aitäh küsimuse eest. See finantseeritakse sellest samast summast, mis siis linnaosale selle objekti rajamiseks ette on nähtud.
Et tõsi on, et keerukamate objektide puhul on projekteerimise summad üpris kopsakad ja see võib ära süüa päris suure summa seda siis objekti rajamiseks mõeldud raha. Aga näiteks lihtsamate objektide või selliste haljastuslahenduste puhul on meie oma inimesed saanud oma jõududega hakkama nende nii-öelda siis kas eskiiside või projektide koostamisega. Et see sõltub väga palju projektist, palju see maksma läheb, aga selle sama summa sisse see peaks ära mahtuma. Aga kui eskiisi või projekti teeb Tallinna linn nagu oma ameti raames, et siis ta on nagu nii-öelda tasuta või? Just. Et kui meil on see võimekus olemas, siis me kasutame ikkagi odavamaid lahendusi ja siis ei maksa see nii-öelda midagi. Jah. Okei. Kas põhimõtteliselt on võimalus ka kaasava eelarve ja projekti jagada etappideks? Ehk siis, et on olemas terviklik idee ja siis 2 aasta jooksul viiakse sellest ideest ellu mingi üks osa ja tulevikus näiteks mingi teine osa. Põhimõtteliselt on see võimalik, kui nüüd see esitatav idee, mis siis ütleme esimeses etapis valmib, on ikkagi juba selline objekt, mida on võimalik kasutada. Et kui see on trepp, mis ei vii mitte kuhugi, siis ei ole ikkagi terviklik objekt. Et küll aga on võimalik rajada mingisugune objekt alguses väiksemas mahus ja pärast seda täiendada või siis suuremaks ehitada või laiendada või sinna mingisuguseid nii-öelda lisaasju veel juurde panna. Et siinsamas minu selja taga on võib-olla üks hea pilt sellest jaapanipärasest minimetsast, mida tehti ka mitmes etapis, et tõsi, siin küll linn tuli omalt poolt veel rahaga appi, et ta saaks nii ilus, nagu ta praegu on. Aga näiteks need laudteed sinna lisati hiljem, nii et põhimõtteliselt on, aga ta peaks ikkagi ka selles esimeses etapis olema kasutatav objekt. Aitäh! Aitäh küsimuste eest! Ma julgustan väga teid küsima ja kui teil on soov, et teie küsimus näiteks selle salvestuse sisse ei lähe, siis andke lihtsalt mulle teada, ma saan selle välja lõigata, et see pole ka probleem, et küsige julgesti. Ja ma näen, et on üks käsi püsti. Iiris. Ja, aitäh. Mul tekkis küsimus selle avaliku kasutuse ja juurdepääsu koha pealt. Et kas see võib olla ka siseruum tingimusel, et see on kohaliku omavalitsuse või linnaosale kuuluv munitsipaalmaa, munitsipaalasutus, et kas see võib selles mõttes olla ka näiteks, ma ei tea, 9–5 avatud mingi ruum, kus juba on olemas palgaline töötaja, et selles mõttes näiteks uut sellist töökoha koormust ei tekiks? Aitäh küsimuse eest. See on nüüd selline küsimus, mille üle me oleme ka ise väga palju juurelnud ja praegu määruses, selles volikogu alusdokumendis siis on lause selline, et peab olema enamiku ajast avalikult kasutatav ja kõigile ligipääsetav. Ehk et me oleme teinud siin mõningaid väikseid siis mööndusi, näiteks kui mõni objekt asub kooli õuel ja see on ikkagi suure osa päevasest ajast lahti, et siis on selliseid objekte ellu viidud, aga üldiselt me väga seda ei soosi, et 8–5 näiteks ka ei ole enamik aega ööpäevast, et see on selline väiksem osa ööpäevast. Et pigem mitte, sest oleme siin inimestega rääkinud, me ei teinud neid muudatusi ka sugugi siia kaasavasse eelarvesse niisama oma peaga välja mõeldes, vaid suhtlesime päris paljude inimestega ja inimestega rääkides tegelikult tuli välja, et neil on ikkagi väike tõrge, et kui see madalseiklusrada näiteks asub kooli territooriumil ja seal on ikkagi mingisugune aed või piire ümber, mis siis, et värav on lahti, et siis ikkagi igaüks ei taha või ei julge sinna seda kasutama minna. Aga kõiki ideid, mis pakutakse, me ikkagi väga hoolega kaalume, kui vaja, siis täpsustame veel idee autoriga, et sellepärast nüüd, kui selline idee on, ärge kindlasti ettepanekut tegemata jätke, et võib-olla, et tegemist on nii hea ideega, et komisjon otsustab selle ikkagi hääletusele saata. Selge, aitäh!
ma näen siin, keegi kirjutab mulle chati, üks hetk, ma pean natukene. Ja vaata, et ongi, et siin on Kairi andnud teada, et seda Gustav Adolfi gümnaasiumi territooriumil olevat madalseiklusrada, et ei tohi kasutada kooli ajal. Et jah, ma täitsa usun, ma ei ole isiklikult sellest teadlik, aga ma täitsa usun, et see ei ole väga soovitatav, et massiliselt, eks ju, kõrvalisi isikuid läheb kooli territooriumile. Et see on see põhjus, jah, miks me väga ei taha sellistesse kinnistesse ruumidesse või hoovidesse neid objekte lubada. Tegemist on avaliku rahaga ja meie kõigi rahaga, mis tähendab, et me kõik peaksime ka saama ikkagi seda objekti siis kasutada ja meile kõigile peaks see rõõmu valmistama. Nii, kas on kellelgi veel küsimusi? Minul oleks veel küsimus hääletamise osas. Et oli juttu, et hääletada saavad nüüd, kas ma saan õigesti aru, et vastavas linnaosas elavad elanikud või kuidas seda kontrollitakse või varem ma sain aru, et mäletan, et kaasava eelarve raames said hääletada kõik Tallinnas elukohana enda elukohana Tallinna määranud inimesed. Ja aitäh selle küsimuse eest ka. Tegelikult on niimoodi, et kogu aeg, kõik need 4 aastat ka varasemalt on saanud hääletada ainult oma elukoha järgses linnaosas olevate ideede poolt. Et jah, tõsi, peab olema siis nii-öelda Tallinna sissekirjutus ja kui te sisenete sinna elektroonilisse hääletussüsteemi, hääletuse puhul on vaja ennast identifitseerida, kas siis ID-kaardi või mobiili-ID või mõne muu lahendusega. Nii et see süsteem saab kohe aru, millises linnaosas te elate teie isikukoodi järgi ja annab teile siis valikuks ette ainult need ideed, mis on hääletusel teie elukoha järgses linnaosas. Nii et kui te olete Haabersti elanik näiteks, siis te näete ainult neid ideid, mis on hääletusel Haaberstis, et ei saagi teiste poolt hääletada. Et see on niimoodi automaatseks tehtud. Paberil hääletamine on ka võimalik ja siis juba teenindaja kontrollib teie isikukoodi järgi samamoodi, et ta sisestab selle ise sinna süsteemi ja näeb kohe, kas te olete õige linnaosa poolt oma hääli andmas. Aga hääletamise juures võib-olla siin toon ühe väikse muutuse veel välja, et nüüd on igal inimesel 3 häält võimalik anda, kuni 3 häält. Võib anda 1, 2 või 3, kuidas soovi on, et varasemalt oli siis 2 häält iga ühel, et nüüd on valikuvõimalus natuke suurem, kui soovi on. Nii, Ülle on küsinud, et kas ja miks muutus Jaapani aia asukoht, algselt läks hääletusel Vabriku tänava asukoht. See on nüüd probleem, mis on varasematel aastatel mõnede objektidega olnud, et nad ei valmi kas selles asukohas, mida algselt mõeldi, või siis valmivad pisut teisel kujul, kui teie autor mõtles. Et seesama, mis ma enne rõhutasin, et miks võiksid ideed olla põhjalikult kirjeldatud, ongi siis see, et me saaksime täpselt aru, et mida te silmas peate. Aga asukohtadega on kahjuks niimoodi, et vahepeal ikkagi juhtub siis, kui hakatakse juba neid projekte koostama ja täpsemalt nii-öelda sinna pinnase alla vaatama, et mis ja kuidas, et siis võib juhtuda, et tuleb selliseid halbu üllatusi, mille tõttu tuleb siis kas objekti asukohta muuta või seal mingisuguseid muid muudatusi teha. Nii. Grigori küsib, kas saab teha nii, et pärast vormi täitmist tuleks e-kirjale kinnitus idee kättesaamise kohta. Kahjuks see vorm meil seda ei võimalda. Et oli nagu mitu valikut, kuidas seda ideekorja vormi teha ja et teie andmed, mis te meiega jagaksite, oleksid turvaliselt ikkagi meie nii-öelda serveris, siis kasutasime meie enda Microsofti nii-öelda siis vormi, millega on kindel, et teie andmed mitte kuhugi ei leki, aga paraku tal on jah see halb omadus, et ta
ei saada teile vastuseks seda automaatset meili. Et küll on võimalik, kui te olete vormi täitmise lõpetanud, siis sealsamas üleval paremas nurgas, kus ma enne näitasin, et saab valida keelt, sinna ilmub nupukene, kust saab selle täidetud vormi nii-öelda alla laadida. Et siis on teil olemas ta sellisel kujul, nagu te ta sinna vormi sisestasite. Ja mina siis saadan teile need kinnituskirjad siis, kui ideekorje on lõppenud. Kui on mingisugune kahtlus, et ei saanud aru, kas mu idee läks kohale või ei läinud, te võite minuga ühendust võtta, ma saan kontrollida, et kas teie idee on tulnud, kui te ütlete mulle kuupäeva ja selle idee näiteks nime, siis ma saan kontrollida, et kas see on meieni kenasti jõudnud, et kui selline mure on. Nii, kui on üks ala, Kairi küsib, kui on üks ala, mis on jagatud kesklinna ja Põhja-Tallinna vahel, et kuidas siis toimida? Kas te peate siin silmas nüüd idee esitamist? Et siis on küll nii, et siis võiks vaadata sellele alale otsa niimoodi, et kuhu linnaossa ta põhimõtteliselt võiks rohkem sobida, aga mida on ka tehtud selliste piiripealsete alade puhul, et võib sinna ideekorje vormi juba kirjutada, et valite küll ühe linnaosa sealt ära, eks ju, või selle asukoha määratlevuse, aga võite kohe kirjutada, et komisjon siis teaks, et see idee põhimõtteliselt sobib mõlemasse linnaosa, et sellisel puhul te ei pea kahte eraldi vormi täitma sama infoga ja saatma siis ühte linnaosasse ja teise linnaosasse, et andke seal vormi peal juba teada, et vot on sellise alaga tegemist, et võib-olla siis komisjon hindamise käigus otsustab, et kumma linnaosa alla ta hääletamise ajal ja objekti rajamise ajal rohkem sobitub. Kass August, Ülle küsib Kass Augusti kohta. Minul on selline info, et eelarvesse need vahendid on planeeritud ja tegelikult ma usun, et ma võtan kohe, mul on üks tabel, kus ma nendel objektidel hoian silma peal. Ma kohe ütlen teile täpselt, mida mulle see projektijuht ütles, et lühidalt öeldes tuleb ja kui minu mälu mind ei peta, siis oli selleks tähtajaks pandud juuni, aga kohe ma vaatan. Vahepeal võib, kellel on küsimusi, võite veel küsida, kuni ma siin oma tabelil lahti võtan. Nii 2021 aasta kõige esimese aasta objekt oli see. Jah, nii on, et ehitushange on 2025 teises kvartalis, ehk siis nüüd meil kohe teine kvartal algab ja valmib 2025 suvel. Et see on info siis, mis minul on projektijuhi käest. Nii et väga loodan lõpuks, et see Augusti promenaad ka valmis saab. Nii, kas on veel küsimusi? Korraks vaatan oma märkmeid, kas on äkki midagi, mis ma unustasin ise öelda? Oi, kui tore, Ülle. Ma usun, Ülle, et te väga ootate seda, eks ma isegi ootan väga, et see on ainukene objekt, mis esimesest aastast veel on ellu viimata ja väga-väga loodan, et see tõesti ükskord valmis saab. Ja ma loodan, et... Jah, palun. Ellu on viimata näiteks ka Merivälja mänguväljaku rajamise projekt ja lihtsalt võib-olla siis koosoleku kuulajatele teadmiseks, et juhtus niisugune olukord, et see kaasava eelarve idee oligi esitatud selliselt suhteliselt üldsõnaliselt, et Meriväljale mänguväljaku rajamine ainukeseks tingimuseks oli, et see võiks olla suurematele lastele. Ja siis hakati otsima seda asukohta, lõpuks leiti asukoht
ja selleks asukohaks sai park ja siis viidi ellu Merivälja pargi rekonstrueerimise projekt, mille maksumus ületas põhimõtteliselt oli 60 000 eurot kokku, nii et lõpuks jäi mänguväljaku rajamiseks 40 000 eurot. Et vot ka niisugused asjad ja niisugused nagu käigud võivad lõpuks kaasava eelarve projektil olla ja projekt on tänaseni ellu viimata. Ja olen sellest Ja. ka teadlik, et see on üks objekt, mis on meil tõesti pooleli. Ma tean, et on tehtud projekteerimine, selle tähtaeg oli jaanuaris, nii et projekt on valmis ja ka ehitusluba on väljastatud. Aga seal sellesama siis selle maksumuse tõttu ma saan aru, et on veel käimas läbirääkimised, et millist osa ja millises järjekorras siis selles pargis rajama hakatakse. Aga niipea, kui see on paigas, siis ka ehitushange välja kuulutatakse ja siis loodetavasti saab ka see mänguväljak lõpuks tehtud. Nii, aga küsimus oli veel ka selline, et kui näiteks teha nüüd selle idee osas asukoha ettepanek ja kas saab samas siis esitada juurde ka alternatiivsed asukoha ettepanekud, kui mingil põhjusel see välja pakutud asukoht ei peaks sobima? Et kohe alguses esitada need juurde või on hoopiski nii parem, et teeme ise asukoha ettepaneku ja kui see ei sobi, et siis linn ise pakub asukoha välja, sobiliku asukoha. Et kumb variant on parem? Kui teil on alternatiivsed asukohad juba olemas, siis te võite need kirja panna, et see asukoha lahter nii-öelda võimaldab sinna kirjutada ka pikemalt natukene, et siis võite panna jah niimoodi kirja, et eelistatult või nagu kõige parema meelega te näeksite seda asukohta, aga et kui seal ei ole võimalik, siis pakun välja ka selle või selle koha. Et see teeb selles mõttes natukene võib-olla edasist suhtlust lihtsamaks. Et muidu me siis jah, võtame idee autoriga ühendust ja ütleme, et näiteks seal selle konkreetse maalapi all on kõrgepingeliin ja on ehituspiirangud, et siis tuleb leida uus koht ja siis hakkab inimene mõtlema, peab meiega uuesti ühendust võtma, et mis see järgmine koht siis oleks, eks ju, et me niimoodi ühe sammu nagu vahelt jätame ära, et me saame juba minna siis selle alternatiivse asukoha juurde. Aga üldiselt on nüüd küll niimoodi, et sellest aastast alates me püüame väga hoolega ikkagi ideede autoritega hoida sidet ja kõik muudatused läbi rääkida ja samamoodi neid siis kaasata sellesse kavandamise etappi, et kui hakatakse paika panema, mida siis ehitatakse ja millises mahus ehitatakse ja millisel kujul ehitatakse, et juba siis see nii-öelda projekteerimiseks või eskiisi koostamiseks oleks see pilt meil selline ühine ja selge, et ei oleks pärast neid pettumusi, et mõtlesin ühtemoodi, aga läks teisiti. Nii, ma näen siin ühte küsimust Kairilt veel. Kuidas trammitee projekt Stroomi toimub? Kas saab kaasata inimeste ideed ja arvamused sellele? Sellega on nüüd selline lugu, et kui mu mälu mind ei peta, ma ise selle projektiga ei töötanud, aga sellele koguti tagasisidet minu teada 25. märtsini. Jah, just täpselt nii oli. Et siis kõik inimesed said veebivormi teel tagasisidet anda ja ma tean, et seda tagasisidet oli väga palju, üle mitme 100. Aga mis nüüd järgmiseks toimub, on see, et nendele küsimustele vastatakse ja peagi toimub ka nende projekteerimistingimuste avalik arutelu. Nii et kui te nüüd ei jõudnud sinna veebivormi oma arvamust avaldada, see on nüüd juba kinni, siis seal avalikul arutelul on veel võimalik minna kohale ja oma arvamust avaldada, et saate veel kaasa rääkida. Ja see on alles selle projekti esimene etapp, seal tuleb täpselt samamoodi edasi eskiislahendus, millele jälle kogutakse arvamusi, siis põhiprojekt, millele jälle kogutakse arvamusi. Nii et päris mitu sammu on veel ees, kus oma arvamust saab avaldada, aga esimene on see avalik arutelu. Et soovitan teil hoida silma peal meie veebilehel tallinn.ee/kaasamine, et siis kindlasti saate selle info kätte, kuna see arutelu toimub.
Ja nüüd, kui see projekt nõuab näiteks vee ja elektriga liitumist selle projekti asukohas ja elektriga liitumist, et kuidas seda keskmist, seda kulu arvestada või kas seda kulu teeb ka kohalik omavalitsus või kuidas sellega täpselt on? Te mõtlete seda kulu siis pärast selle objekti käigus hoidmise? No käigus hoidmiseks, aga no ka näiteks, kui tegu on mingi objekti ehitamisega, et siis selle objekti liitmine veetrassiga ja elektriga ja sellised asjad. Selline arvestuslik pool meil, kui palju see maksma võib minna nende liitumiste puhul, on üsna hästi teada. Kahjuks, mis nende veeliitumistega objektidega pigem juhtub, on see, et nende elluviimine sõltub nii paljudest erinevatest asutustest ja lõpuks ka Tallinna Veest. Et nende see elluviimise aeg võib oluliselt pikeneda, et kooskõlastuste saamine eraldi nii elektrile kui veele, siis ehitusloa saamine ja nende trasside ehitus, et see on väga bürokraatlik protsess ja see võib kaua aega võtta, aga maksumuse osas me oskame üsna hästi oma maja sees siis Keskkonna- ja Kommunaalametis hinnata, et mis see maksma võiks minna. Ja vee- ja elektrikulu, mis on, no meil on siin olnud objekte, on pakutud näiteks avalikke tualette, et see on kulu, mis on loomulik, see on selle objekti jaoks vajalik ja see ei välista kindlasti, et seda ideed nüüd kõrvale jäetakse, kuna hakkab vett kuluma. Aga palju ma peaksin jätma reservi siis seda kulu, kui idee on seotud objekti ehitusega ja ta vajab liitumist veetrassidega ja elektriliinidega, et kuidas ma seda nagu arvestuslikult seda kulu sinna taotlusesse peaksin panema? Ega te ei peagi ausalt öeldes selle peale ise nii palju mõtlema või seda sinna taotlusesse kirja panema. Et seda on väga raske niimoodi siin öelda ühe summana, sest nii palju, kui on erinevaid objekte, nii palju on ka erinevaid summasid. Et me saame seda nagu kindlamalt hinnata siis, kui me saame aru juba, et kus kohas see objekt asub, kus on seal näiteks kõige lähem liitumispunkt, et ka sellest oleneb palju, et siis on juba lihtsam nagu seda hinda öelda, et mis ta maksma läheb. Et ma soovitan selle peale väga mitte mõelda, et küllap need liitumised ka tehtud saavad, kui objekt on seda väärt, et kui see idee maksumus nüüd natukene ületab seda linnaosale määratud summat, et siis sellest üldjuhul ei juhtu küll midagi, et selle lisaraha on siis kas linnaosa ise või siis Keskkonna- ja Kommunaalamet või linn ikkagi leidnud, et saaks väärt idee ellu viidud. Aitäh! Aitäh! Nii. Kas meil tuleb veel mõni küsimus? Ja väga hea meelega vastan ja mul on nii hea meel, et te küsite, sest kõikide asjade peale tõesti ise ei tulegi, mida peaks veel rääkima või selgitama. Aga võib-olla kui praegu nüüd kohe ei tule küsimusi meelde, siis minu kontaktid on Koosloodud linn veebilehel olemas. Te võite mulle kirjutada, te võite mulle helistada ja kogu sellist protsessi üldisemat poolt, kuidas, kuna, mis toimub, millised tingimused on, oskan võib-olla mina kõige paremini selgitada ja teile vastata. Aga kui teil on mõni konkreetne, kas siis asukoht või mõne konkreetse detaili mingit täpsustust vaja, et siis võib-olla on mõistlikum ühendust võtta oma linnaosa kontaktisikuga ja need kontaktid on kõik ka seal veebilehel olemas, et leiate need inimesed üles, kelle poole pöörduda, et seal võib-olla mõni maaküsimus, et ei saa täpselt aru või tahate teada linnaosa plaane, et siis need kontaktinimesed on ka selle jaoks, et nende käest saaks infot küsida. Aga kõikide muude küsimuste puhul, mis puudutavad seda ideede hindamist ja edasist saatust, julgelt võite minu poole pöörduda ja kõikide soovituste osas ka, et mida ja kuidas sinna ideekorje vormile
kirjutada, et teie idee paremini esile tõuseks. Ja siis soovitan ka mõelda selle peale, et kas te olete valmis ja julgete tulla oma ideed ka ise esitlema või kaitsma, et see oleks hästi suurepärane, sellepärast et selline koos arutlemine ja võib-olla selle ideele veel viimase lihvi andmine on minu meelest üks väga suurepärane võimalus just siis sõna otseses mõttes koos linna luua. Ja kindlasti, kui te ei soovi isegi seal arutelul esineda või ise sõna võtta, siis kohale tulla soovitan küll kõigil ideede autoritel, kes vähegi selle formaadi vastu huvi tunnevad. Ja Kairi küsib, kas esitlust on võimalik järele vaadata. On küll, et ma panen nii selle salvestuse kui ka oma selle PowerPointi esitluse sinna samma kaasava eelarve või siis koosloodud linn veebilehele ülesse ja seda on võimalik sealt järgi vaadata. Et praegu seda seal veel ei ole, aga homme, ma usun, hommikul kella 9 on ta seal olemas. Ja mul on see lühikene videovormi täitmise kohta ka eraldi olemas, nii et ma saan ka selle veel eraldi panna, et siis ei pea seda siit pikast koosolekust ekstra välja otsima, et saab kiiresti ära vaadata. Kui suur ja hirmus on komisjon, et ideed kaitsta, küsib Kairi. Sellega on niimoodi, et kui komisjon ideid hindab, siis teie ei pea tulema sinna komisjoni ette ja higiste kätega seda ideed kaitsma. Et komisjon vaatabki ideedele otsa siis selle põhjal, mida te olete kirjutanud, vaatab, kas, kuhu ja mis tingimustel seda ideed on võimalik ellu viia, kas ta mahub sinna maksumuse piiresse ja kas ta vastab nendele määruses toodud nõuetele, mida ma enne ütlesin, et ta peab siis olema õigusaktide ja heade kommetega, eks ju, kooskõlas, avalikult kasutatav ja et tegemist peab olema objektiga. Ja kui komisjon on need otsused teinud, siis ta annab esimese ringi teada kõigile ideede autoritele, kuidas neil läks. Ja kui on kõrvale jäetud need ideed, mis siis kas ei olnud korrektselt esitatud, polnud piisavalt infot või ei saanud idee autoriga kontakti, et siis need jäävad kõrvale, kõik ülejäänud liiguvad edasi avalikele aruteludel. Ja seal aruteludel ka ei istu komisjon kuskil presiidiumis, vaid need on pigem sellised tõesti nagu koos arutlemise kohad, et kus on kohal linnaosa esindajad, kus on kohal linnaosa kogu esindajad, mõned inimesed, mitte kõik ekspertkomisjoni liikmed, aga mõned ekspertikomisjoni liikmed, kindlasti meie osakond, kes seda kaasava eelarveprotsessi eest veab ja siis inimesed, kes soovivad kaasa rääkida, et see on pigem selline arutlemise koht, kus kohalik kogukond saab ka oma arvamuse öelda nende ideede kohta ja teha võib-olla ettepanekuid mõne asja täiustamiseks või parandamiseks. Ja peale seda on siis idee autoril veel võimalik oma ideed täiendada, kui ta soovib. Aga kui idee autor soovib seal arutelul üles astuda ja oma ideed kaitsta, siis see toimub ka sellises pigem toredas vestluse vormis ja sellise omavahelise arutelu vormis, et ei pea minema kuhugi lavale ja tegema suurt esitlust. Aga kindlasti on see avalik arutelu üks väga hea võimalus oma ideed tutvustada ja suuremale nii-öelda auditooriumile enda ideest märku anda, et tõsi on ju see, et idee pärast ka võitjaks osutuks, siis selleks on vaja hääletajaid ja see hääletaja ei saa kuidagi teisiti sellele ideele häält anda, kui ta sellest ideest midagi ikkagi peab kuulma. Ja kui ta kuuleb selle inimese suust, kes selle välja pakkus ja see inimene oskab seda vajalikkust väga hästi põhjendada, siis ma arvan, see on suur pluss pärast hääletusel. Nii et hirmus see komisjon kindlasti ei ole, ärge seda kartke. Täitsa sellised tavalised inimesed nagu minagi. Aga küsimus veel lõpphääletuse kohta septembris, mis läheb avalikkusele, et mis materjale sinna saab lisada nendele? Me paneme kõik ideed tutvumiseks, mis lähevad hääletusele. Me paneme kõik ideed tutvumiseks välja meie enda veebilehele.
Me jagame neid Facebookis ja me üritame ikkagi leida ka viisi, et kuidas me saaksime nii-öelda linnaruumis seal, kus inimesed liiguvad, neid presenteerida mingil moel. Et mõte on siis selles, et need ideed oleksid inimestel silma ees, et nad mõtleksid nende peale, oleks aega natukene võib-olla oma sõprade-tuttavatega ka arutleda, et millist ideed toetada ja nii-öelda hoida seda teemat pildis. Aga veebilehele me saame siis panna juurde selliseks püsivaks inimestel, nagu kui kellel huvi on, et saavad seal käia vaatamas. Et sinna me saame panna juurde kõike tegelikult, et saab panna fotosid, saab panna videoid, saab panna teksti, eks ju. Et kõike seda saab sinna juurde panna, kui soovi on. Kui ühe idee kohta seda materjali muidugi on liiga palju, et siis me peame mingi valiku tegema, aga kui teil näiteks on mingisugune juba hea eskiis olemas, siis on see ainult teretulnud. Nii, kas on veel mõni küsimus? Ma vaatan, et ühtegi kätt enam tõstetud ei ole ja siin chatis ka ei ole. Et nagu siis enne ütlesin, kui tunnete kunagi hiljem, et tahate veel midagi küsida, siis julgelt mulle helistage või kirjutage. Vastan nii hästi, kui oskan ja kui ei oska, siis otsin selle õige inimese, kes oskab. Nii et ei tasu kindlasti seda karta, et parem ikkagi esitada oma idee nii, et endal on ka süda rahul ja võib julgelt oodata, kuna idee hääletusele läheb, kui et mingisuguse tühja asja pärast jääb ta hääletuselt kõrvale. Nii et väga-väga julgustan teid küsima, vaadake siis neid juhendmaterjale ka, et see juhend on küll päris pikk, mitu lehekülge, aga ma usun, et sellest on kasu, et seal on ka mõned näited toodud veel, mida tähele panna. Et see peaks teile kindlasti suureks abiks olema oma mõtete nii-öelda paberile panemisel. Ja mul on väga hea meel, et te võtsite selle aja täna õhtul ilusal kevadisel ja väga soojal õhtul ja tulite arvuti taha ja kuulasite seda, kuidas oma ideedega saab linna paremaks muuta. Ja ma tõesti väga loodan, et koos loodud linn teeb meie linna, Tallinna, meie kõigi jaoks paremaks kohaks, kus elada. Ja nagu siin oli enne juttu selle Pelgulinna trammi juures, et kaasa rääkida saab ju teiste projektide puhul ka, mida linn teeb. Aga see on ainukene platvorm, kus inimene saab ise pakkuda oma mõtte välja ja kui hästi läheb, siis see viiaksegi linnas ellu. Nii et väga ootan teie ideid. 2 nädalat on veel minna, ärge siis tähtaega unustage, see on 14. aprill. Südaööl vastu 15. see vorm sulgub ja siis juba kuulutame ka kogu linnale, et kui palju meil ideid tuli ja kuidas edasi. Nii et veel kord hästi suur aitäh teile, et olite nii tublid küsijad ja kuulajad ja kõike head teile tänasesse õhtusse. Aitäh! Aitäh!